Lennart Meri, politkorrektsuse vaenlane või legend? Presidendi kantseleis leiti pärast Lennart Meri ametiaja lõppu märkmik, mida seal ei pidanuks kunagi olema. Käsitsi kirjutatud leheküljed olid täis kommentaare, mida president oli teinud rahvusvahelistel kohtumisel, kuid mida protokollid ei salvestanud. Teravad naljad välisriikide liidrite kohta, sarkastilised märkused EL-i bürokraatide aadressil ja mõned laused, mis oleksid tekitanud diplomaatilise skandaali, kui need oleksid avalikuks saanud. Kes selle märkmiku peitis? Miks presidendi lähim personal seda 30 aastat varjas? Ja kõige olulisem, milliseid teisi dokumente hävitatati kohe pärast tema ametiajast lahkumist, et kaitsta Eesti välispoliitilist mainet? See ei olnud ainus salajane arhiiv. Vabariigi presidendi kantselei endised töötajad räägivad täna esimest korda lugusid, mida nad 3 aastakümmet vaikides on hoidnud. Olukorrad, kus president keeldus järgimast protokolli. Hetked, mil ta ütles välisdelegatsioonidele otse näkku asju, mida diplomaat ei tohiks kunagi öelda. Vestlused, mis võisid lõppeda rahvusvahelise skandaaliga, aga muutusid legendideks, mida diplomaadid jagatavad siiani vaikselt omavahel. Need mälestused koostavad pildi mehest, kes ei peljanud rääkida tõtt isegi siis, kui see oli ebamugav, ohtlik või politkorrektsusega vastuolus. Kuid mida tegelikult tähendas politkorrektsuse vaenlane Lennart Meri puhul? Kas ta tõesti rikkus igat reeglit ja etiketinormi, nagu anekdoodid väidavad? Või oli ta hoopis strateegiline mõtleja, kes kasutas väliselt ebaviisakaid sõnavõtte, et saavutada täpselt seda, mida Eesti vajas? Endised nõunikud väidavad, et iga tema eksisamm oli hoolikalt arvutatud. Iga sarkastiline nali kandis diplomaatilist sõnumit. Iga protokollist kõrvalehoidumine oli tegelikult viis näidata, et Eesti ei ole enam Nõukogude Liidu alandatud provints, vaid iseseisev riik, kellel on õigus kõnelda võrdsena. Kas see oli tõesti nii? Või püüdsid tema lähimad nõunikud lihtsalt päästa presidendi mainet, luues müüdi geniaalsest strateegiast, seal, kus tegelikult oli lihtsalt impulsiivne temperament? Dokumendid, mida me oleme leidnud, näitavad vastukäivat pilti. Mõned juhud kinnitavad, et Meri plaanis oma skandaalsed momendid ette. Teised näitavad meest, kes kaotas kannatlikkuse ja ütles välja esimese mõtte, mis pähe tuli, tagajärgedest hoolimata. Mõlemad versioonid on tõesed. Küsimus on, kummal oli suurem roll? Selles uurimuses me ei anna ühtset vastust. Me ei ütle, et Lennart Meri oli kas kangelane või problemaatiline isiksuus. Selle asemel me näitame teile dokumenteeritud juhtumeid, autentseid mälestusi, salvestatud fragmente ja laseme teil endil otsustada, kas mees, keda kutsuti Eesti kõige ebaviisakamaks presidendiks, oli tegelikult riigi kõige osavam diplomaat. Või oli ta lihtsalt õnnelik, et tema temperament sattus õigesse aega ja kohta, kus Eesti vajas täpselt sellist juhti? Esimesed lood algavad sealt kohast, kust vähe keegi ei oota, mitte välispoliitikast ega diplomaatiast, vaid tema enda perest. Sest kui tahad mõista, miks Lennart Meri ei peljanud rääkida tõtt võimukate ees, pead teadma, mida ta nägi lapsepõlves. Tema isa oli diplomaat Nõukogude Liidule vaenulikul ajastul. Tema ema jäi Eestisse, kui perekond saadeti Siberisse. Need kogemused kujundasid mehest, kes ei uskunud diplomaatilisse vaikimisse. Ta oli näinud, kuidas vaikimine tapab. Kuidas korrektsus muutub kaastundamatuseks. Ja kui ta sai võimule, otsustas ta, et Eesti president ei vaikigi kunagi enam, isegi kui see tähendab reeglite rikkumist. Aga kas need reeglid olid ikka nii olulised, nagu protokollijuhid väitsid? Lennart Meri ise vastas sellele küsimusele korduvalt ühe lausega, kui ma pean valima Eesti huvide ja protokolli vahel, valin ma alati Eesti. See lause kordub arhiivides 10 kordi. Ta ütles seda ministritele, diplomaatidele, ajakirjanikele. Aga mida see tegelikult praktikas tähendas? Milliseid konkreetseid reegleid ta rikkus ja millist hinda Eesti selle eest maksis või võitis? Järgnevad tunnid paljastavad lugusid, mida ei leitud ametlikest protokollidest. Hetked, mil president kasutas sõnu, mida diplomaadid ei salvestanud. Olukorrad, kus ta solvus avalikult ja see muutis kogu läbirääkimiste dünaamikat. Ja uskumatud anekdoodid, mis kõlasid algul nagu nalja, kuid hiljem muutusid Eesti välispoliitika legendideks. Need on lood, mida tema kaasaegsed rääkisid vaid omavahel, mitte kunagi avalikult. Täna, üle 30 aasta hiljem, me saame neid lõpuks kuulda.
Ma ei võta vastu delegatsiooni, kus keegi ei räägi eesti keelt ega inglise keelt, ainult vene keelt, ütles Lennart Meri oma nõunikule pooleli jäänud ametliku külaskäigu ajal Moskva suunal 993. aastal. Protokolli sekretär jäi tardunult seisma. Külastus oli planeeritud 6 kuud ette. Vene pool oli saatnud oma delegatsiooni koosseisu. Kõik ametlikud dokumendid olid allkirjastatud. Ja nüüd, vähem kui 24 tundi enne kohtumist, Eesti president teatas, et ta lihtsalt ei tule. Nõunikud püüdsid selgitada, et see võib muutuda diplomaatiliseks skandaaliks. Meri vaatas neile otsa ja küsis ühe lause, kas te arvate, et Nõukogude Liit võttis diplomaatilist väljendit, kui nad meie riigi okupeerisid? See polnud esimene ega viimane kord, kui Meri kasutas Nõukogude okupatsiooni argumendina, et õigustada käitumist, mis oleks normaalsetes oludes olnud vastuvõetamatu. Tema loogika oli lihtne, Eesti oli 50 aastat võõra võimu all, kus teda ei koheldud võrdsena. Nüüd, kui riik oli taasiseseisvunud, ei tohtinud president näidata mingit nõrkust ega alistumist. Iga žest, iga sõnavõtt, iga kohtumine pidi kinnitama, Eesti on taas vaba riik, mitte kunagi enam satelliit või mõjusfäär. Aga kas see põhimõte õigustas tõesti käitumist, mis võis kahjustada läbirääkimisi? Protokolli sekretär helistas Moskvasse ja püüdis olukorda pehmendada. Ta selgitas, et president Meri on äkiliselt haigestunud. Vene pool ei uskunud. Nad teadsid täpselt, mis toimus. 2 päeva hiljem ilmus Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja avalduses lause, et Eesti president ei näita huvi konstruktiivsete suhete vastu. Eesti meedia hakkasid spekuleerima, kas Meri on läinud liiga kaugele. Opositsioon kritiseeris teda Riigikogu istungitel. Aga presidendi kantselei säilitas vaikimise. Ei mingit kommentaari. Ei mingit vabandust. Kuni 3 nädalat hiljem, kui Moskva ise võttis ühendust ja pakkus uut kohtumist, sel korral delegatsiooniga, kuulus ka inglise keelt kõnelev diplomaat. Kas see oli strateegiline võit või lihtsalt õnnelik juhus? Endised presidendi nõunikud väidavad täna, et Meri oli kindel, Venemaa ei saa endale lubada pikaajalise konflikti riigiga, mis on geopoliitiliselt oluline lääne jaoks. Tal oli õigus. Aga oli ka hetki, kus sama taktika võis lõppeda hoopis halvasti. Kus tema jonnakus ei toonud diplomaatilist võitu, vaid tekitas pingeid, mida hiljem tuli kuude jooksul lahendada vaiksel tasemel. Millal ta teadis täpselt, mida ta teeb? Ja millal ta lihtsalt järgis oma instinkte, lootes, et keegi teine leiab viisi olukorra parandamiseks? Üks endine nõunik kirjeldab, kuidas nad istusid Kadriorus pärast järjekordset skandaali ja president küsis, kas ma läksin seekord liiga kaugele. See küsimus jäi tema tiimi vahel sagedaseks rituaaliks. Nad analüüsisid iga väljaütlemist, iga žesti, iga momenti, kus Meri rikkus reeglit. Ja sageli nad ei teadnud vastust. Nad lihtsalt ootasid ja vaatasid, kuidas välispoliitika liikub. Kas partner vastab vihaselt või respekteerivalt? Kas konflikt süveneb või laheneb ootamatult kiiresti? Need olid spekulatsioonid, mitte teaduslik plaan. Aga kas see tähendab, et Meri ei olnud strateegiline mõtleja, või hoopis, et ta oli nii hea strateegiline mõtleja, et ta taipas, et mõnikord parim taktika on olla ettearvamatu? Teine juhtum juhtus Brüsselis, kus Eesti delegatsioon kohus Euroopa Komisjoni esindajatega arutelude ajal seoses liitumisläbirääkimistega. Meri kuulas kannatamatult, kuidas bürokraat selgitas pikalt ja tehniliselt, milliseid samme Eesti peab astuma, et veenda Euroopat oma valmisolekust. Pärast 15 minuti pikkust monoloogit Meri katkestas ja ütles lihtsalt, te räägite, nagu me oleksime abituid lapsi, kes vajavad teie õpetust. Me ei ole lapsed. Me olime Euroopa osa enne, kui teie riigis oli demokraatia. Ruum vaikis. Bürokraat ei teadnud, kuidas reageerida. Eesti delegatsiooni liikmed vahetasid muretuid pilke. Kas president oli just ära rikkunud kogu kohtumise? Aga siis juhtus midagi ootamatut. Komisjoni esindaja naeratas. Ta vaatas Merit ja ütles, te olete õiges. Me ei tohiks kohelda teid nii. Järgnev vestlus muutus hoopis teistsuguseks. Vähem paternalistlikuks. Rohkem võrdseks. Ja kui Eesti delegatsioon lahkus, oli mitme küsimuse osas saavutatud konsensus, mida varem ei olnud õnnestunud. Kas Meri oli planeerinud selle momendi?
Või kas ta lihtsalt jõudis punkti, kus ta ei suutnud enam kuulata õpetlikku toonit ja reageeris impulsiivselt, aga õnnelikult see töötas. Tema endised nõunikud ei ole endiselt ühel meelel. Mõned ütlevad, et Meri oli geeniuslik psühholoog, kes luges ruumi ja inimesi paremini kui keegi teine. Teised väidavad, et tal oli lihtsalt temperament, mis ei lubanud tal vaikida, kui ta tundis ebaõiglust ja mõnikord see temperament töötas tema kasuks, mõnikord mitte. Mõlemad versioonid võivad olla tõesed. Või ei pruugi kumbki olla täielikult tõene. Sest inimesed ei ole ühemõõtmelised. Nad on kombinatsioon strateegiast, emotsioonidest, kogemusest ja instinktidest. Ja Lennart Meri oli eriti keeruline kombinatsioon. Küsimus, mis jääb, kas Eesti oli õnnelik, et sai presidendi, kes ei järginud reegleid? Või oleks võinud mõni diplomaatilisem, korrektsemt juht viia riigi samadesse või isegi parematesse tulemustesse, ilma skandaalideta? See on küsimus, millele ei ole ühest vastust. Aga see on küsimus, mida tasub küsida, sest see puudutab midagi suuremat kui üks inimene. See puudutab seda, millist juhti väike riik vajab kriitilisel hetkel. Kas ta vajab diplomaati, kes kunagi ei eksi? Või visionääri, kes mõnikord eksib, aga mõnikord saavutab võimatuna tundunu? Lennart ei mänginud diplomaatiat nagu teised, räägib endine Välisministeeriumi kõrgametnik, kes soovis jääda anonüümseks. Ta mängis teda nagu maletaja, kes ohverdab petturi, et saada edasi kuninganna. See metafoor kõlab kaunilt, aga mida see praktikas tähendas? Milliseid ettureid Meri ohverdas ja kas need ohverdused olid väärt kuninganna võitmist? Järgmine lugu toob välja ühe kõige kontroversiaalsema juhtumi tema presidentuurist, momendi, mil ta otsustas avalikult kritiseerida liitlast, keda Eesti ei saanud endale lubada vaenlaseks muuta. See juhtus 1997. aastal Washingtonis. Meri kohtus USA välisministeeriumi ametnike ja riikliku julgeoleku nõukogu esindajatega. Teemaks oli NATO laienemise teine voor. Eesti püüdis iga hinna eest saada kohta järgmises laiendamise tsüklis, aga Ameerika hoiak oli selgelt jahedam kui Eesti lootused. USA diplomaadid rõhutasid, et protsess võtab aega, et Eesti peab tõestama oma valmisolekut, et liiga kiire laienemine võib destabiliseerida suhteid Venemaaga. Standard diplomaatiline keel. Ettevaatlik. Mitmetähenduslik. Ja täiesti vastuvõetamatu Merile. Te ütlete mulle, et Eesti peab ootama, kuni Venemaa on rahul meie NATOga liitumisega, küsis Meri, vaadates otse USA delegatsiooni juhile silma. Kas te mõistate, mida see tähendab? See tähendab, et me ei liitu kunagi. Sest Venemaa ei saa kunagi olema rahul sellega, et me liitume läänega. See on nende strateegiline huvi, hoida meid nõrgana ja sõltuvana. Ruum muutus pingeliseks. Üks USA diplomaat püüdis olukorda pehmendada, selgitades, et keegi ei rääkinud Venemaa heakskiidu saamisest, vaid lihtsalt realistlikust ajakavast. Meri ei lasknud tal lõpetada. Realistlik ajakava, küsis ta. Teie realistlik ajakava on meile surmaotsus. Iga aasta, mis me jääme NATOst väljapoole, on aasta, mil Venemaa võib otsustada, et nad tahavad meid tagasi. Kas see oli diplomaatia või hüsteeria? USA pool võttis seda teravalt. Mõned ametnikud tundsid end solvununa, et väikese riigi president julgeb neid süüdistada Eesti huvidest mittehoolimises. Aga oli ka neid, kes said aru, et Meri väitis midagi, mida keegi teine ei julgenud nii otsekoheselt öelda, et NATO laienemisel polnud mitte ainult sümboolne tähendus, vaid otsene julgeolekumõõde. Eesti presidendi jaoks see polnud abstraktne geopoliitiline mäng. See oli küsimus riigi ellujäämisest. Ja ta oli valmis riskima diplomaatilise konflikti, et see sõnum oleks selge. Pärast kohtumist andsid mitmed USA väljaanded lühikesed teated, kus mainiti pinget Eesti ja USA vahel. Välisministeerium sai käsu teha tamage kontrolli. Eesti saadik Washingtonis pidi veetma järgmised nädalad kohtumistel, selgitades, et president ei mõelnud USA-st halvasti, vaid lihtsalt väljendas tugevaid emotsioone Eesti julgeoleku suhtes. Aga kas see oli vabandus? Või kinnitus, et Meri oli täpselt seal, kus ta tahtis olla, mitte mugav partner, vaid selline, keda ei saa ignoreerida. Lennart Meri ise ei kahetsenud midagi. Hiljem, vestluses oma meeskonnaga Tallinnas, ta ütles, kui nad ei saa aru, kui olulised me oleme, pean ma neile meelde tuletama. Isegi kui see tähendab, et nad on mõnda aega vihased.
See oli tema filosoofia, parem olla ebamugav ja meeldejääv kui viisakas ja unustatav. Väike riik ei saa endale lubada olla tagasihoidlik. Ta peab olema vali. Ta peab sundima suuri riike teda märkama. Ja mõnikord see tähendab konflikti. Aga kas see strateegia töötas? Osal juhtudel jah. USA ei saanud endale lubada täielikku konflikti riigiga, kes oli üks väheseid postsovetliku ruumi selgelt lääne orienteeritud riike. Meri teadis seda. Ja ta kasutas seda. Ta teadis, et Ameerika ei soovi näha pealkirja USA jätab Balti riigid Vene mõjusfääri. Nii et ta võis endale lubada olla terav, isegi provoseeriv, sest strateegiline reaalsus oli tema poolel. Aga mõnikord see ei töötanud. Mõnikord tema teravus viis olukordadeni, kus läbirääkimised takerdusid, kus liitlased muutusid ettevaatlikumaks, kus diplomaadid pidid nädalaid veetma sildade parandamisel. Üks endine ametnik kirjeldab, kuidas nad mõnikord tundsid end Meri käitumise pantvangidena. Nad ei saanud teda kontrollida. Nad ei saanud ennustada, millal ta otsustas ignoreerida ettevalmistavaid materjale ja öelda välja midagi täiesti ettevalmistamata. Ja nad ei saanud teada ette, kas see viib võiduni või katastroofini. Me elasime pidevalt äärel, räägib üks neist. Aga ka selles oli midagi ergastavat. Me ei kunagi tundnud end rutiinse diplomaatia orjadena. Me tundsime, et me loome midagi uut. Kas see midagi uut oli hea või halb Eestile? Kas Meri ebakorrektne stiil aitas või takistas riigi eesmärke? Need on küsimused, mida me ei saa lõplikult vastata. Sest me ei tea, mis oleks juhtunud, kui Eesti oleks saanud teistsuguse presidendi. Võib-olla NATO laienemine oleks toimunud kiiremini. Võib-olla see oleks hilinud veel rohkem. Võib-olla liikmesus oleks läinud sujuvamalt. Või võib-olla mitte. Alternatiivne ajalugu ei ole teadus, see on spekulatsioon. Aga üks on kindel, Lennart Meri jättis jälje, mida ei saa ignoreerida. Ta oli president, keda inimesed mäletavad, kas siis hea tunde või kriitikaga. Ja ehk just see oli tema suurim saavutus. Mitte konkreetsed poliitilised võidud või kaotused, vaid asjaolu, et ta muutis Eesti presidendi institutsiooni millekski, mis oli rohkem kui tseremoniaalne figuur. Ta tegi sellest positsiooni, mis omas kaalu, mõjuvõimu, isegi kartust. Väike riik vajab suuri isiksusi. Ja Lennart Meri oli kahtlemata suur isiksus, kõigi oma vastuolude, geniaalsuse ja eksimustega. Kas te oleksite tahtnud, et tema oleks olnud korrektsem? Või olete te õnnelik, et ta oli täpselt selline, nagu ta oli? Kas te teate, mis on kõige raskem diplomaatias, küsis Meri ühel õhtul oma tiimilt pärast eriti pingelisega kohtumist Brüsselis. Mitte see, et sa pead valetama. Valetamine on lihtne. Raske on otsustada, millal sa ütled tõtt. See lause võtab kokku paradoksi, mis määratles Meri käitumist kogu tema karjääri jooksul, nii filmilavastajana, kirjanikuna kui presidendina. Ta uskus tõesse. Aga ta uskus ka sellesse, et mõnikord tõde tuleb pakendada nii, et inimesed seda kuulaksid. Ja mõnikord parim viis pakkida tõde on öelda see nii šokeerivalt, et keegi ei saa teeselda, et nad ei kuulnud. Üks kuulsaimaid anekdoote Meri kohta juhtub tema visiidil Londonisse 1994. aastal. Ta kohus Briti parlamendi liikmetega ja teema oli Balti riikide majanduslik areng. Üks parlamendiliige küsis, miks Eesti ei suuda kiiremini reformida oma majandust ja üle minna turumajandusele. Meri vaatas talle otsa ja ütles, te küsite, miks me ei suuda 50 aastaga ära teha seda, mis teie tegite 300 aastaga. Ehk sellepärast, et me ei ole röövlinud kolooniatest rikkusi, millega oma majandust finantseerida. Ruum vaikis. Briti diplomaat, kes oli kohal, on hiljem kirjeldanud seda hetke kui absoluutselt šokeerivat. Kas see oli diplomaatiline viga või geniaalne sõnum? Briti pool võttis seda alguses solvanguna. Aga teatud mõttes see pani nad ka mõtlema. Meri ei öelnud seda, et solvata Ühendkuningriiki. Ta ütles seda, et meelde tuletada, Balti riikide mahajäämus ei olnud nende endi süü. See oli 50 aasta Nõukogude okupatsiooni tagajärg. Ja lääs ei tohiks nõuda nendelt kiireid tulemusi, kui nad samal ajal ei aidanud neid majanduslikult. See oli terav, otsekohene ja ebamugav sõnum. Aga see oli ka sõnum, mille pärast Briti parlament hakkas tõsiselt arutama Balti riikide toetamise vajadust. Meri kasutas sellist taktikat korduval.
Ta oli valmis olema ebaviisakas, kui ta arvas, et see teenib suuremat eesmärki. Aga kus on piir? Millal ebaviisakus muutub lihtsalt ebaprofessionaalsuseks? Üks juhtum, mis tekitas eriti palju debatti, toimus Stockholmis, kus Meri osales Põhjamaade Nõukogus. Rootsi välisminister pidas kõne, kus ta rõhutas rahumeelsete läbirääkimiste tähtsust Venemaaga ja mõistmise vajadust Moskva muredest. Meri kuulas ja siis, küsimuste voorus, ta võttis mikrofoni ja küsis, kas te räägite samast Venemaast, kes okupeeris 3 riiki 50 aastat? Või on see mingi teine Venemaa, kellest mina ei tea? Rootsi välisminister oli šokeeritud. Ta püüdis vastata diplomaatiliselt, kuid Meri ei lasknud tal. Ma küsin siiralt, jätkas ta. Sest kui te räägite riigist, kes ei ole kunagi vabandanud oma kuritegude eest ega ka tunnistanud neid, siis ma ei saa aru, miks me peaks näitama mõistmist. Mõistmine eeldab, et teine pool tunnistab, et ta eksis. Venemaa ei ole seda teinud. See oli avalik konfrontatsioon, mis pani Rootsi valitsusse ebamugavasse olukorda. Nad ei tahtnud kõlada, nagu nad ei hooli Balti riikide kannatustest. Aga nad ei tahtnud ka konflikti Venemaaga. Meri sundis neid valima. Kas see oli õige taktika? Mõned kriitikud väitsid, et Meri kahjustas Eesti suhteid Põhjamaadega, kes olid ühed olulisemad toetajad EL ja NATO liidimise protsessis. Teised ütlesid, et ta tegi täpselt õiget asja, ta sundis lääneriike nägemata, et kompromiss Venemaaga ei saa olla Balti riikide huvide ohverdamine. Tõde on kusagil keskel. Rootsi oli mõnda aega jahedam Eesti suhtes. Aga samal ajal hakkas Stockholmis tõsisemalt arutama Balti julgeolekut. Kas üks põhjustas teist? Või olid need sõltumatud protsessid? Me ei tea täpselt. Aga me teame, et Meri ei kahetsenud. Ta hiljem ütles intervjuus, ma ei saa olla president, kes naeratab ja noogutab, kui keegi ütleb Eesti kohta valet või ebaõiglast. Ma pean olema hääl, mis vastab. See oli tema roll, nagu ta seda nägi, mitte konsensuse otsija, vaid tõekaitja. Isegi kui see tõde oli ebamugav. Isegi kui see tekitas konflikte. Sest ta uskus, et väikese riigi jaoks on vaikimine surmaotsus. Kui sa ei kaitse oma seisukohta, ei tee seda keegi teine. Aga kas see tähendab, et iga terav sõnavõtt oli õigustatud? Või olid hetked, kus Meri läks liiga kaugele, kus tema emotsioonid võtsid võitu mõistusest? Üks endine nõunik kirjeldab hetke, kus nad olid lennukil pärast järjekordset skandaalset kohtumist ja Meri küsis, kas ma eksisin. Nõunik ei teadnud, mida vastata. Sest vastus sõltus sellest, mida sa pead õigeks. Kui su kriteerium on diplomaatiline sujuvus, siis jah, Meri eksis sageli. Kui su kriteerium on Eesti huvide kaitsmine, siis ei, ta tegi õiget asja. Aga kes otsustab, milline kriteerium on õige? See on küsimus, mis jääb sinule, vaatajale. Kas sa eelistad juhti, kes on alati diplomaatiline, korrektne ja etteaimav, aga võib-olla veidi vähem efektiivne Eesti huvide kaitsmisel? Või juhti, kes on mõnikord üllatav, provotseeriv ja ebamugav, aga kes kunagi ei lase Eesti hääle vaikida? Lennart Meri oli selgelt teine tüüp. Ja kas see oli õige valik, see on küsimus, millele ei ole ühte õiget vastust. Aga see on küsimus, mida tasub küsida. Protokoll on nagu riietus, ütles Meri ühel õhtul oma meeskonnale pärast eriti pingelisega päeva Strasbourgis. Sa pead teadma, millal seda kanda ja millal see sind lihtsalt takistab liikumast. See metafoor võtab kokku tema suhte diplomaatiliste reeglitega, ta ei eitanud nende olulisust, aga ta keeldus laskmast neil end piiramisest. Euroopa Nõukogu istungil oli juhtunud midagi, mis pani kogu Eesti delegatsiooni närviliseks. Arutelu käigus Ida-Euroopa riikide inimõiguste olukorrast oli üks Lääne-Euroopa esindaja teinud üldistava kommentaari, et endised Nõukogude vabariigid peavad veel palju õppima demokraatia kohta. Meri tõusis püsti, kuigi tal polnud kõneaega broneeritud, ja ütles, me ei pea õppima demokraatiat. Me peame taastama selle, mis meilt varastati. Istungi juhataja püüdis teda katkestada, viidates protseduurireeglitele. Meri ignoreeris seda täielikult. Eesti oli demokraatlik vabariik juba 920 aastal, kui mõned siin saalis olevad riigid olid veel monarhiad või diktatuurid. Me ei vaja teie õpetusi. Me vajame teie tunnustust, et meie demokraatia rööviti vägivallaga. Ruum oli vait. Mõned delegaadid noogutasid heakskiitvalt. Teised vaatasid üksteisele ebamugavalt.
Istungi juhataja otsustas mitte eskaleerida olukorda ja lubas Meril lõpetada. Aga pärast istungit tuli Eesti delegatsioonile mitme riigi esindajate poolt märkusi, et president rikkus protokolli. Kas see oli väärt? Eesti meeskond oli lõhestunud. Mõned arvasid, et Meri oli kahjustanud Eesti mainet kui usaldusväärset partnerit. Teised väitsid, et ta oli teinud midagi, mida keegi teine ei julgenud. Ta oli öelnud valjult, et Lääne-Euroopa paternalism oli solvav ja ajalooliselt vale. Meri ise ei näidanud kahetsust. Hiljem, lennukil tagasi Tallinnasse, ta ütles oma nõunikele, kui keegi arvab, et me oleme nende õpilased, siis me ei saa kunagi olla nende võrdsed partnerid. Ma pean neile meelde tuletama, kes me olime enne, kui Nõukogude Liit meid hävitas. See oli tema filosoofia tuumaks, ajalugu kui relv diplomaatias. Meri kasutas Eesti ajalugu mitte ainult hariduslikul eesmärgil, vaid strateegilise tööriistana. Iga kord, kui keegi läänes rääkis Eestist kui endisest Nõukogude Vabariigist, Meri parandas neid. Eesti oli okupeeritud riik, mitte vabatahtlik liige. Iga kord, kui keegi mainis Venemaa legitiimseid julgeolekuhuve Baltikumis, Meri küsis, kas okupatsiooni jätkamine on legitiimne julgeolekuhuvi. Ta ei lasknud kellelgi kasutada keelt, mis normaliseeris Nõukogude okupatsiooni või õigustas Venemaa nõudmisi. Aga see taktika tõi kaasa ka probleeme. Mõned lääne diplomaadid hakkasid vältima kohtumisi Meriga, sest nad teadsid, et ta ei lase neil kasutada neutraalset keelt, mida nad eelistasid. Üks endine Saksa välisministeeriumi ametnik on hiljem tunnistanud, Meri oli ebamugav partner, sest ta sundis meid võtma selget seisukohta küsimustes, kus me eelistasime jääda diplomaatiliselt ebaselgeks. Kas see oli hea või halb Eestile? Lühiajaliselt see tähendas, et mõned läbirääkimised olid raskemad. Pikaajaliselt see tähendas, et lääs ei saanud enam teeselda, et Balti küsimus on keeruline hall tsoon. Meri sundis neid nägema seda mustvalges. Üks kõige kuulsamaid anekdoote Meri ebakorrektse käitumise kohta pärineb tema kohtumisest Prantsusmaa presidendiga 1996. aastal Pariisis. Vestluse käigus Prantsusmaa riigipea mainis, et Euroopa peab leidma tasakaalu Venemaa ja Balti riikide vahel. Meri küsis, millist tasakaalu te otsite? Tasakaalu ohvri ja ründaja vahel. Prantsusmaa president oli üllatunud sellise otsekohesuse üle. Ta püüdis selgitada, et ta ei mõelnud seda nii, vaid rääkis geopoliitilisest reaalsusest. Meri vastas, geopoliitiline reaalsus on see, et Venemaa okupeeris meid 50 aastat. Kui te otsite tasakaalu, siis te otsite kompromissi kurjuse ja õigluse vahel. Sellist kompromissi ei saa olla. See oli klassikaline Meri, filosoofiline, terav ja kompromissitu. Prantsusmaa pool võttis seda alguses halvasti. Aga hiljem, kui Pariis hakkas aktiivsemalt toetama Balti riikide NATO ja liikmesust, mõned analüütikud väitsid, et Meri sõnad olid jätnud jälje. Kas see oli tõsi? Või oli Prantsusmaa muutus lihtsalt osa laiemast geopoliitilisest nihkest? Me ei tea täpselt. Aga me teame, et Meri uskus sellesse, et sõnadel on jõud. Et kui sa ütled midagi piisavalt selgelt ja veenvalt, see jääb inimeste mällu. Ja isegi kui nad ei nõustu sinuga kohe, nad ei saa seda unustada. Aga oli ka hetki, kus tema sõnad tekitasid rohkem kahju kui kasu. Üks selline juhtum toimus Helsingis, kus Meri osales Põhjamaade ja Balti riikide ühisel kohtumisel. Soome peaminister pidas kõne, kus ta rõhutas pragmaatilise koostöö vajadust Venemaaga. Meri katkestas teda ja küsis, kas pragmaatiline koostöö tähendab, et me ignoreerime Venemaa kuritegusid. Soome peaminister oli šokeeritud. Ta ei oodanud avalikku konfrontatsiooni. Meri jätkas, sest kui see on pragmaatilisus, siis ma eelistan olla ebapragmaatiline. Kohtumine muutus pingeliseks. Soome pool oli solvunud. Eesti delegatsioon pidi järgnevad nädalad veetma suhete parandamisel. Kas see oli väärt? Meri meeskond oli jagunenud. Mõned arvasid, et president oli läinud liiga kaugele, et ta oli kahjustanud suhteid riigiga, kes oli üks Eesti olulisemaid majanduspartnereid. Teised väitsid, et ta oli teinud õiget asja, et ta oli näidanud, et Eesti ei ole valmis ohverdama oma põhimõtteid majanduslike huvide nimel. Meri ise ütles hiljem, kui ma pean valima Soome heameele ja Eesti au vahel, valin ma alati Eesti au. Aga kas see oli tõesti valik aud ja heameelek vahel? Või oli see valik impulsiivse reaktsiooni ja strateegilise kannatlikkuse vahel?
Üks endine nõunik kirjeldab, kuidas nad mõnikord tundsid, et Meri ei suutnud eristada hetki, kus terav sõnavõtt oli strateegiliselt vajalik, ja hetki, kus see oli lihtsalt emotsionaalne reaktsioon. Ta oli briljantne, kui ta oli rahulik ja keskendunud, räägib nõunik. Aga kui ta tundis, et keegi solvab Eestit või vähendab meie ajalugu, ta kaotas kannatlikkuse. Ja siis me ei teadnud, mis juhtub. See ettearvamatus oli nii Meri tugevus kui nõrkus. See tegi temast juhti, keda ei saanud ignoreerida. Aga see tegi temast ka juhti, keda oli raske kontrollida. Kas Eesti vajas sellist juhti? Või oleks olnud parem, kui president oleks olnud etteaimatavam, diplomaatilisem, vähem emotsionaalne? Need on küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Sest iga juhi tugevused on ka tema nõrkused. Meri julgus öelda tõtt oli tema suurim vara. Aga see sama julgus võis mõnikord muutuda kergemeelsuseks. Tema keeldumine järgida protokolli oli tema eripära. Aga see sama keeldumine võis mõnikord muutuda takistuseks. Inimesed ei ole täiuslikud. Ja juhid eriti mitte. Küsimus on, kas nende tugevused kaaluvad üles nende nõrkused. Lennart Meri puhul see küsimus jääb avatuks. Mõned inimesed mäletavad teda kui kangelast, kes ei kartnud rääkida tõtt võimukate ees. Teised mäletavad teda kui keerulist isiksust, kes tegi diplomaatia raskemaks, kui see pidi olema. Mõlemad vaated on osaliselt õiged. Sest Meri oli mõlemad, kangelane ja keeruline isiksus. Ja võib-olla just see kombinatsioon tegi temast presidendi, keda Eesti vajas täpselt sel hetkel. Kas te nõustute? Või arvate te, et Eesti oleks võinud saada parema tulemuse teistsuguse juhiga? Diplomaatia on kunst öelda mine põrgusse, nii et inimene ootab huviga reisi üksikasju, ütles Meri ühel õhtul oma meeskonnale, tsiteerides kuulsat Winston Churchilli aforismi. Aga Meri enda diplomaatia oli sageli vähem peenelt vihjav ja rohkem otsekohene. Ta ei öelnud mine põrgusse, nii et inimene ei märkaks. Ta ütles seda nii, et kõik ruumis kuulsid. Ja see oli tahtlik. Sest ta uskus, et väikese riigi jaoks on vaikne diplomaatia sageli ebaefektiivne. Kui sa ei tee müra, sind ei kuulda. Kui sa ei tekita konflikti, sind ei võeta tõsiselt. Üks kõige skandaalsemaid hetki Meri presidentuuris toimus Moskvas 995. aastal. Ta oli seal ametlikul visiidil ja kohus Vene välisministriga. Vestluse käigus Vene pool tõstatas küsimuse venekeelse vähemuse õigustest Eestis. See oli standardne Vene propaganda teema, mida Moskva kasutas pidevalt, et survestada Balti riike. Tavaliselt Eesti diplomaadid vastasid sellele ettevaatlikult, selgitades Eesti seadusandlust ja kinnitades, et kõik elanikud on kaitstud. Aga Meri ei järginud seda stsenaariumi. Ta vaatas Vene välisministrile otsa ja ütles, te räägite vähemuse õigustest. Rääkime siis ka eestlaste õigustest, kes deporteeriti Siberisse. Rääkime õigustest, mida teie riik rikkus 50 aastat. Vene välisminister oli šokeeritud. Ta ei oodanud, et Eesti president vastab nii agressiivselt. Ta püüdis suunata vestlust tagasi konstruktiivsele teele, aga Meri ei lasknud. Konstruktiivne tee algab tõe tunnistamisest, ütles ta. Kui Venemaa tunnistab, et okupatsioon oli kuritegu, siis me saame rääkida tulevikust. Aga kui te jätkate valelike narratiivide levitamist, siis me ei saa kunagi edasi liikuda. Kohtumine lõppes pingeliselt. Vene pool andis hiljem pressiteate, kus nad väitsid, et Eesti president ei näidanud huvi konstruktiivse dialoogi vastu. Eesti pool vastas, et president Meri kaitses Eesti ajaloolist tõde. Kas see oli diplomaatiline võit või kaotus? Lühiajaliselt see tähendas, et Eesti-Vene suhted muutusid veelgi jahedamaks. Pikaajaliselt see tähendas, et Venemaa ei saanud enam kasutada vähemuse õiguste teemat ilma, et keegi ei meenutaks Nõukogude kuritegusid. Meri oli seadnud uue standardi, Eesti ei vastanud Vene süüdistustele kaitsval positsioonil, vaid rünnakul. See oli riskantne taktika. Aga see oli ka taktika, mis sundis Venemaad mõistma, et Eesti ei ole enam nõrk ja hirmunud naaberriik. Aga mõnikord see taktika läks liiga kaugele. Üks juhtum, mida Meri enda meeskond hiljem kahetses, toimus Berliinis, kus president osales konverentsil Euroopa julgeoleku teemal. Saksa kaitseminister pidas kõne, kus ta rõhutas dialoogi vajadust Venemaaga ja ühiste julgeolekustruktuuride loomist, mis kaasaksid ka Moskvat.
Meri võttis mikrofoni küsimuste voorus ja ütles, te räägite nagu teine maailmasõda ei oleks kunagi juhtunud. Kas te olete unustanud, mis juhtub, kui me usaldame agressoreid ja püüame neid kaasata? See oli otsene viide Müncheni kokkuleppele ja appeasement-poliitikale. Saksa kaitseminister oli solvunud. Ta vastas teravalt, et ajaloolised võrdlused ei ole alati asjakohased. Meri ei taganenud. Ajaloolised võrdlused on täpselt asjakohased, kui me räägime Venemaast, kes ei ole kunagi tunnistanud oma kuritegusid, ütles ta. Konverents muutus pingeliseks. Saksa pool oli pahane. Eesti delegatsioon oli šokeeritud. Pärast konverentsi Eesti saadik Berliinis pidi veetma nädalaid, selgitades, et president ei mõelnud Saksamaad solvata, vaid lihtsalt väljendas tugevaid tundeid Eesti julgeoleku suhtes. Aga kas see oli piisav selgitus? Või oli Meri tõesti läinud liiga kaugele, võrreldes Saksa poliitikat Müncheni kokkuleppega? Tema meeskond oli lõhestunud. Mõned arvasid, et Meri oli kahjustanud suhteid ühega Eesti olulisemast liitlasest. Teised väitsid, et ta oli öelnud midagi, mida keegi teine ei julgenud, et Lääne-Euroopa dialoogi Venemaaga poliitika oli ohtlik Balti riikidele. Meri ise ei kahetsenud. Ta ütles hiljem, kui ma näen, et keegi teeb viga, mis võib kahjustada Eesti julgeolekut, ma pean seda ütlema. Isegi kui see tähendab konflikti. Aga kas see oli tõesti viga, mida Saksamaa tegi? Või oli see lihtsalt erinev strateegiline vaade, mida Meri ei aktsepteerinud? See toob meid tagasi põhiküsimuse juurde, kas Meri oli strateegiline geenius, kes kasutas ebakorrektset käitumist, et saavutada Eesti eesmärke? Või oli ta lihtsalt temperamentne isiksus, kes ei suutnud kontrollida oma emotsioone ja mõnikord see töötas tema kasuks, mõnikord mitte? Tõde on tõenäoliselt kusagil keskel. Meri oli kahtlemata intelligentne ja strateegiliselt mõtlev inimene. Aga ta oli ka inimene, kellel olid tugevad emotsioonid ja kes ei suutnud alati neid varjata. Ja võib-olla just see kombinatsioon tegi temast efektiivse, kuigi ettearvamatu juhti. Üks endine nõunik kirjeldab, kuidas nad mõnikord püüdsid ennustada Meri reaktsioone. Nad vaatasid tema kehakeelt, tema häält, tema näoilmet. Kui ta oli rahulik, nad teadsid, et ta järgib plaani. Kui ta hakkas muutuma pingeliseks, nad teadsid, et midagi võib juhtuda. Aga mõnikord isegi need märgid ei aidanud. Ta oli nagu vulkaan, räägib nõunik. Enamik ajast ta oli rahulik. Aga sa ei teadnud kunagi, millal ta purskab. Ja kui ta purskas, sa ei saanud teda peatada. Kas see oli hea omadus presidendile? Või oli see ohtlik omadus, mis võis viia kontrollimatu olukordadeni? Lennart Meri ise ei näinud selles probleemi. Ta uskus, et autentsus on jõud. Et kui sa üritad alati olla diplomaatiline ja kontrollitud, sa kaotad oma isiksuse. Ja isiksus on see, mis teeb juhist meeldejääva. Ma ei taha olla president, keda inimesed mäletavad kui korrektset ja viisakast, ütles ta ühel korral. Ma tahan olla president, keda inimesed mäletavad kui julgust, kes kaitses Eestit. Kas ta saavutas selle eesmärgi? Vaadates tagasi tema pärandile, vastus on ilmselt jah. Inimesed mäletavad Lennart Merit. Nad mäletavad tema sõnu, tema tegusid, tema konflikte. Kas nad mäletavad teda positiivselt või negatiivselt, see sõltub sellest, keda sa küsid. Aga üks asi on kindel, keegi ei unusta teda. Ja väikese riigi jaoks see on võib-olla kõige olulisem saavutus. Sest unustatud juhid ei jäta jälge. Meeldejäävad juhid jätavad. Ja Lennart Meri jättis jälje, mis on endiselt nähtav Eesti poliitikas, diplomaatias ja rahvuslikus identiteedis. Kas see jälg on täielikult positiivne? Ei. Kas see on täielikult negatiivne? Samuti ei. See on keeruline, vastuoluline ja mitmetahuline, täpselt nagu mees ise. Ja võib-olla just see teeb sellest huvitava uurimisobjekti. Kas te nõustute? Kas te teate, mis vahe on poliitikul ja riigimehel, küsis Meri ühel õhtul oma nõunikelt pärast eriti rasket päeva. Keegi ei julgenud vastata. Meri naeratas ja ütles, poliitik mõtleb järgmistele valimistele. Riigimees mõtleb järgmisele põlvkonnale. See oli tema enesekirjeldus, ta ei näinud end poliitikuna, vaid riigimehena. Ja riigimees peab mõnikord tegema otsuseid, mis ei ole populaarsed, mis ei too koheseid tulemusi, mis võivad isegi kahjustada tema mainet lühiajaliselt. Aga kui need otsused teenivad riigi pikaajalisi huve, siis need on õiged.
Üks selline otsus oli Meri suhtumine Venemaa-Eesti piirilepingusse. 996. aastal oli läbirääkimised jõudnud punkti, kus Venemaa oli valmis allkirjastama lepingu, mis tunnustas Eesti iseseisvust ja kehtestaks ametlikud piirid. Aga Meri keeldus allkirjastamast, sest leping ei sisaldanud viidet Tartu rahulepingule 920. aastal. Tema meeskond oli šokeeritud. Nad olid töötanud selle lepingu kallal aastaid. Venemaa oli lõpuks nõustunud peaaegu kõigi Eesti nõudmistega. Ja nüüd president keeldus allkirjastamast ühe ajaloolise viite pärast. Meri selgitas oma positsiooni: Tartu rahuleping on dokument, mis tõestab, et Eesti iseseisvus ei ole Nõukogude Liidu kingitus, vaid rahvusvaheline õiguslik fakt. Kui me allkirjastame lepingu, mis ei viita sellele, me tunnistame kaudselt, et meie iseseisvus algas 991, mitte 922. See on ajalooliselt vale ja õiguslikult ohtlik. Tema nõunikud püüdsid veenda teda, et see on liiga teoreetiline argument, et praktiliselt leping on hea ja et Venemaa ei nõustu kunagi lisama viidet Tartu rahulepingule. Meri ei nõustunud. Siis me ei allkirjasta, ütles ta lihtsalt. Kas see oli õige otsus? Lühiajaliselt see tähendas, et Eesti-Vene piir jäi ametlikult määratlemata veel üle 10 aasta. Pikaajaliselt see tähendas, et kui leping lõpuks allkirjastati, see sisaldas viidet Tartu rahulepingule, täpselt nagu Meri oli nõudnud. Kas see oli tema strateegiline geenius või lihtsalt vedamine? Tema meeskond on endiselt lõhestunud. Mõned ütlevad, et Meri teadis täpselt, mida ta tegi, et ta mõistis, et Venemaa vajab seda lepingut rohkem kui Eesti ja et lõpuks nad annavad järele. Teised ütlevad, et ta lihtsalt ei suutnud kompromissi teha ja õnneks see töötas välja. Aga üks asi on kindel, Meri ei teinud seda otsust populaarsuse pärast. Eesti avalikkus oli lõhestunud. Mõned toetasid teda, öeldes, et ta kaitseb Eesti ajaloolist tõde. Teised kritiseerisid teda, väites, et ta ohverdab praktilisi tulemusi teoreetiliste põhimõtte nimel. Opositsioon Riigikogus süüdistas teda jonnakuses ja ebapaindlikkuses. Aga Meri ei muutnud oma seisukohta. Ta uskus, et mõned asjad on olulisemad kui populaarsus. Ja Tartu rahuleping oli üks neist asjadest. See toob meid tagasi küsimuse juurde, kas Lennart Meri oli poliitkorrektsuse vaenlane? Või oli ta lihtsalt mees, kellel olid tugevad põhimõtted ja kes keeldus neid ohverdamast? Sõna poliitkorrektne on tänapäeval sageli negatiivse tähendusega, see viitab inimestele, kes kardavad öelda tõtt, kes järgivad pidevalt muutuvaid sotsiaalseid norme, kes ohverdavad aususe mugavuse nimel. Aga Meri puhul poliitkorrektsuse puudumine ei tähendanud, et ta oli ebaviisakas või hoolimat. See tähendas, et ta keeldus kasutamast keelt, mis varjas tõde või õigustas ebaõiglust. Kui lääne diplomaadid rääkisid Nõukogude Liidu lagunemisest, Meri parandas neid Nõukogude Liidu kokkuvarisemisest. Kui keegi mainis Eesti taasiseseisvumist, ta ütles Eesti iseseisvuse taastamist. Need ei olnud lihtsalt semantilised erinevused. Need olid põhimõttelised erinevused. Sõnad kujundavad arusaamu. Ja arusaamad kujundavad poliitikat. Meri mõistis seda paremini kui enamik tema kaasaegseid. Ta teadis, et kui lääs hakkab rääkima Eestist kui endisest Nõukogude Vabariigist, see normaliseerib okupatsiooni. Ja normaliseeritud okupatsioon muutub õigustatuks okupatsiooniks. Aga kas see tähendab, et iga tema sõnavalik oli strateegiline? Või olid hetked, kus ta lihtsalt ei suutnud taluda vale keelekasutust ja reageeris emotsionaalselt? Üks endine nõunik kirjeldab hetke, kus nad olid ette valmistamas presidendi kõnet ja Meri muutis teksti viimsel hetkel, sest seal oli kasutatud fraasi, mis talle ei meeldinud. Ta ei selgitanud alati, miks ta midagi muutis, räägib nõunik. Mõnikord ta lihtsalt ütles, see ei kõla õigesti. Ja me pidime uskuma, et ta teab, mida ta teeb. Kas see oli usaldus või lihtsalt abituse tunne? Lennart Meri pärand on keeruline. Ta oli president, kes ei kartnud konflikti. Kes ei järginud alati protokolli. Kes ütles asju, mida diplomaadid ei pidanud ütlema. Aga ta oli ka president, kes kaitses Eesti huve kompromissitult. Kes ei lasknud kellelgi vähendada Eesti ajalugu. Kes sundis läänt nägema Eestit mitte kui väikest endist Nõukogude Vabariiki, vaid kui võrdset partnerit, kellel on oma hääl ja oma õigused. Kas see oli väärt kõiki konflikte, kõiki skandaale, kõiki hetki, kus tema käitumine tekitas peavalu tema meeskonnale?
See on küsimus, millele igaüks peab ise vastama. Aga üks asi on kindel, Eesti ei oleks täna seal, kus ta on, ilma Lennart Merita. Kas see tähendab, et ta oli täiuslik? Ei. Kas see tähendab, et ta tegi vigu? Jah. Aga kas see tähendab, et ta oli õige inimene õigel ajal? Tõenäoliselt küll. Sest ajalugu ei vaja täiuslikke inimesi. Ajalugu vajab inimesi, kes julgevad tegutseda, isegi kui nad ei ole kindlad, et nad teevad õiget asja. Ja Lennart Meri oli kahtlemata selline inimene. Kas te oleksite tahtnud, et ta oleks olnud teistsugune? Või olete te õnnelik, et ta oli täpselt selline, nagu ta oli? Trellid jätkan stsenaariumi kirjutamist, kas te olete kunagi mõelnud, miks mõned inimesed jäävad ajalukku ja teised unustatakse? Küsis Meri ühel õhtul oma kirjanikust sõbralt Viinistu rannas. Sest need, kes jäävad meelde, ei kartnud olla ebamugavad. See vestlus toimus 997. aastal, ajal, mil Meri presidentuur oli jõudnud punkti, kus tema ebamugavus oli muutunud tema kaubamärgiks. Välismeedia kirjutas temast kui Balti regiooni kõige otsekohesemast riigijuhist. Mõned artiklid olid kiitlikud, teised kriitilised. Aga kõik olid ühel nõul, Lennart Merit ei saanud ignoreerida. Üks Briti ajakirjanik kirjutas pärast intervjuud Meriga, ta on ainus Ida-Euroopa riigijuht, kes ei püüa meeldida läänele. Ta ütleb, mida ta mõtleb ja ootab, et lääs kohaneks temaga, mitte vastupidi. Kas see oli kompliment või kriitika? Tõenäoliselt mõlemat. Sest lääne jaoks oli Meri paradoks. Ta oli haridatud, kultuurne, mitmekeelne intellektuaal, täpselt selline partner, keda Euroopa soovis näha Ida-Euroopast. Aga samal ajal ta keeldus mängimast rolli, mida temalt oodati. Ta ei olnud tänulik õpilane, kes kuulas vaikselt lääne õpetusi. Ta oli võrdne partner, kes nõudis respekti. Aga kas see nõudmine oli alati õigustatud? Üks juhtum, mis tekitas eriti palju debatti, toimus Kopenhaagenis, kus Meri osales Euroopa Liidu tippkohtumisel. Vestluse käigus üks Lääne-Euroopa riigijuht mainis möödaminnes, et uued liikmesriigid peavad mõistma, et liitumine tähendab ka kohustusi, mitte ainult õigusi. Meri tõusis püsti ja ütles, me ei ole uued liikmesriigid. Me oleme Euroopa riigid, kes olid vägivallaga eraldatud Euroopast. Ja me ei vaja teie meeldetuletusi kohustustest. Me oleme täitnud rohkem kohustusi viimase 10 aastaga, kui mõned teie riigid viimase 50 aastaga. Ruum vaikis. Mõned delegaadid vaatasid üksteisele ebamugavalt. Teine riigijuht püüdis olukorda leevendada, öeldes, et keegi ei kahtlenud Balti riikide pühendumuses. Aga Meri ei lasknud teemat minna. Ma ei räägi kahtlustest, ütles ta. Ma räägin keelest. Kui te nimetate meid uuteks liikmesriikideks, te loote hierarhia. Ja hierarhia Euroopa Liidus on vastuolus selle põhimõtetega. Kas see oli õigustatud kriitika või üleliigne tundlikkus? Eesti delegatsioon oli lõhestunud. Mõned arvasid, et Meri oli kahjustanud Eesti mainet kui konstruktiivset partnerit. Teised väitsid, et ta oli öelnud midagi, mida keegi teine ei julgenud, et Lääne-Euroopa paternalism oli endiselt elus ja seda tuli avalikult kritiseerida. Hiljem, lennukil tagasi Tallinnasse, üks nõunik küsis Merilt, kas te arvate, et see oli vajalik? Meri vaatas aknast välja ja vastas, vajalik. Ei tea. Aga õige. Jah. See vastus võtab kokku tema lähenemise diplomaatiale, ta ei küsinud alati, kas midagi oli vajalik strateegilises mõttes. Ta küsis, kas see oli õige, moraalses mõttes. Ja kui vastus oli jah, ta tegi seda, hoolimata tagajärgedest. Kas see oli julgus või lihtsalt jonnakus? Või oli see midagi vahepealset, kombinatsioon põhimõtetest ja temperamendist? Üks asi, mida Meri kriitikud sageli mainisid, oli tema ettearvamatus. Diplomaadid ei teadnud kunagi, mida ta järgmisena ütleb. Protokolli sekretärid ei saanud kunagi olla kindlad, et ta järgib ettevalmistatud teksti. Välisministeerium elas pidevas stressis, et president võib öelda midagi, mis tekitab rahvusvahelise skandaali. Aga kas see ettearvamatus oli tõesti probleem? Või oli see tegelikult strateegiline vara? Üks endine diplomaat kirjeldab, kui sa lähed läbirääkimistele Meriga, sa ei saa kunagi olla kindel, mis juhtub. See tähendab, et sa pead olema valmis kõigeks. Ja see annab Merile eelise, sest tema vastased ei saa kunagi täielikult ette valmistuda. Kas Meri kasutas seda teadlikult?
Või oli see lihtsalt tema isiksuse kõrvalmõju? Tema lähimad nõunikud väidavad, et mõlemat. Mõnikord ta plaanis olla ettearvamatu, räägib üks neist. Ta ütles meile ette, ma ei järgi täna protokolli, sest ma tahan näha, kuidas nad reageerivad. Aga mõnikord ta lihtsalt reageeris hetke emotsioonile. Ja me ei teadnud kunagi, kumb see oli. See topeltloomus, strateegiline arvutus ja impulsiivne emotsioon tegi Merist keerulise, aga ka fastsineeriva isiksuse. Üks kõige kuulsamaid lugusid Meri ettearvamatu käitumise kohta pärineb tema visiidilt Varssavisse 998. aastal. Ta kohus Poola presidendiga ja vestluse käigus Poola pool mainis, et Balti riigid ja Poola peaksid looma ühise strateegia Venemaa suhtes. Meri küsis, millist strateegiat te silmas peate? Poola president selgitas, et nad peaksid koordineerima oma positsioone NATO ja läbirääkimistel. Meri noogutas ja siis ütles, aga me ei tohiks unustada, et Poola ja Eesti ajalugu Venemaaga on erinev. Teie olite suur riik, kes võitles. Meie olime väike riik, kes okupeeriti. See loob erinevad perspektiivid. Poola president oli üllatunud. Ta ei oodanud, et Meri teeb vahet Poola ja Eesti kogemuste vahel. Ta püüdis öelda, et me kõik kannatasime Nõukogude võimu all. Aga Meri ei nõustunud. Kannatamine ei ole sama asi kui okupatsioon, ütles ta. Poola säilitas oma riikluse, isegi kui see oli piiratud. Eesti kaotas oma riikluse täielikult. See on oluline erinevus. Kas see oli diplomaatiline viga või oluline täpsustus? Poola pool võttis seda alguses halvasti. Nad tundsid, et Meri vähendas nende kannatusi. Aga hiljem, kui Balti riigid ja Poola hakkasid tõesti koordineerima oma välispoliitikat, see vestlus meenus paljudele. Sest Meri oli õigus, nende kogemused olid erinevad ja see tähendas, et nende strateegiad ei saanud olla identsed. Aga kas oli vajalik öelda seda nii otsekoheselt? Kas Meri ei oleks võinud leida diplomaatilisemat viisi sama mõtte edastamiseks? Tema nõunikud on endiselt lõhestunud. Mõned ütlevad, et Meri otsekohesus oli tema tugevus, sest see välistas arusaamatused. Teised ütlevad, et mõnikord diplomaatiline pehmendamine oleks olnud parem, sest see oleks vältinud tarbetuid konflikte. Mõlemad vaated on osaliselt õiged. Sest diplomaatia on kunst leida tasakaal tõe ja taktika vahel. Ja Meri tasakaal oli sageli kallutatud tõe poole. Üks asi, mida Meri ise korduvalt rõhutas, oli ajaloolise mälun tähtsus. Ta uskus, et riigid, kes unustavad oma ajalugu, on määratud seda kordama. Ja ta uskus, et Eesti jaoks oli kõige ohtlikum unustada Nõukogude okupatsiooni õppetunde. Me ei tohi kunagi unustada, et me kaotasime oma iseseisvuse, sest me ei olnud piisavalt tugevad ja sest lääs meid ei kaitsnud, ütles ta ühel avalikul üritusel. Kui me unustame seda, me võime teha samad vead uuesti. Kas see oli õigustatud hirm või liigne paranoiline? Tema kriitikud väitsid, et Meri nägi ohte seal, kus neid ei olnud. Et tema Venemaa foobia oli ülepaisutatud. Et tema pidev rõhutamine okupatsioonile takistas Eesti-Vene suhete normaliseerumist. Aga tema toetajad väitsid vastupidist, et Meri oli realist, kes mõistis, et Venemaa ei ole kunagi täielikult aktsepteerinud Balti riikide iseseisvust ja et ainult tugev kaitse ja selge lääne orientatsioon võib tagada Eesti julgeoleku. Kes oli õigus? Ajalugu näitab, et Meri mured ei olnud täiesti põhjendamatud. Venemaa on jätkanud survestamist Balti riikidele. Aga kas see tähendab, et tema taktika oli õige? Või oleks teistsugune lähenemine võinud anda paremaid tulemusi? Need on küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Sest välispoliitika ei ole täppisteadus. See on kunst, kus tulemused sõltuvad mitte ainult sinu otsustest, vaid ka teiste riikide otsustest, geopoliitilistest muutustest, juhuslikest sündmustest. Lennart Meri tegi otsuseid, mis tema arvates olid õiged. Mõned neist osutusid õigeks. Teised mitte. Aga kõik need otsused olid tehtud veendumusega, et ta teenib Eesti huve. Kas see on piisav? Või peaks riigijuht olema ka efektiivne, mitte ainult veendunud? Diplomaatia on nagu male, ütles Meri ühel õhtul oma meeskonnale. Aga mõnikord sa pead lööma rusikaga lauale, et meenutada vastasele, et see ei ole ainult mäng. See metafoor kirjeldab hästi tema lähenemist, ta mõistis diplomaatia reegleid, aga ta keeldus olema nende vang. Ta teadis, millal mängida malet ja millal lüüa rusikaga lauale.
Aga kas ta teadis alati õiget hetke? Või olid korrad, kus ta lõi rusikaga lauale siis, kui oleks pidanud jätkama malet? Üks selline juhtum toimus Riias, kus Meri osales Balti riikide presidentide kohtumisel. Teemaks oli ühine positsioon Euroopa Liidu läbirääkimistel. Läti president pakkus välja, et nad peaksid olema paindlikud mõnedes küsimustes, et mitte aeglustada liitumisprotsessi. Meri vastas kohe, paindlikkus ei tohi tähendada põhimõtete ohverdamist. Läti president selgitas, et ta ei rääkinud põhimõtete ohverdamisest, vaid lihtsalt pragmaatilisest lähenemisest. Meri ei nõustunud. Pragmaatilisus ilma põhimõteteta on lihtsalt oportunism, ütles ta. Kohtumine muutus pingeliseks. Leedu president püüdis vahendada, öeldes, et mõlemad vaated on mõistetavad. Aga Meri ei lasknud teemat minna. Me ei saa lubada, et teil dikteerib meile tingimusi, mis kahjustavad meie riiklikku identiteeti või julgeolekut, ütles ta. Kui me teeme seda, siis me ei liitu Euroopa Liiduga võrdsete partneritena, vaid alluvate riikidena. Kas see oli õigustatud mure või ülepaisutatud hirm? Läti ja Leedu delegatsioonid tundsid, et Meri oli liiga jäik. Eesti delegatsioon oli lõhestunud, mõned toetasid presidenti, teised arvasid, et ta oli kahjustanud Balti ühtsust. Hiljem, kui Balti riigid liitusid Euroopa Liiduga 2004. aastal, mõned analüütikud väitsid, et Meri jäikus oli tegelikult aidanud. Sest see oli sundinud EL-i võtma Balti riikide muresid tõsisemalt. Teised väitsid vastupidist, et liitumine oleks võinud toimuda sujuvamalt, kui Balti riigid oleksid olnud ühtsemad ja paindlikumad. Kes oli õigus? Me ei tea täpselt. Sest me ei saa teada, mis oleks juhtunud, kui asjad oleksid läinud teisiti. Aga üks asi on kindel, Lennart Meri ei kahetsenud oma seisukohti. Ta uskus, et põhimõtted on olulisemad kui mugavus. Et lühiajaline konflikt on parem kui pikaajaline alandus. Et väike riik peab olema valmis võitlema oma õiguste eest, isegi kui see tähendab konflikti suuremate riikidega. Kas see oli õige filosoofia? Või oli see idealistlik vaade, mis ei võtnud arvesse geopoliitilist reaalsust? Üks endine välisminister, kes töötas Meri ajal, kirjeldab, Meri nägi maailma mustvalges. Olid õiged ja valed. Olid sõbrad ja vaenlased. Olid põhimõtted ja kompromissid. Aga reaalne diplomaatia on hallides toonides. Enamik küsimusi ei ole mustvalged. Ja enamik otsuseid nõuavad kompromisse. Kas see tähendab, et Meri oli halb diplomaat? Või tähendab see, et ta oli teistsugune diplomaat, selline, kes keeldus aktsepteerimast halle toone, kui need tähendas Eesti huvide ohverdamist? Teine asi, mis tegi Merist ainulaadse, oli tema kultuuriline taust. Ta ei olnud karjääripoliitik. Ta oli kirjanik, filmilavastaja, ajaloolane. Ta tuli poliitikasse mitte sellepärast, et ta tahtis võimu, vaid sellepärast, et ta tundis kohustust. Ja see kultuuriline taust mõjutas tema poliitilist stiili. Ta kasutas metafoore, ajaloolisi viiteid, kirjanduslikke tsitaate. Ta rääkis diplomaatiast nagu kunstist, mitte tehnikast. Kas see tegi temast parema või halvema riigijuhti? Mõned inimesed väidavad, et Meri kultuuriline taust andis talle ainulaadse perspektiivi. Ta nägi suuremat pilti. Ta mõistis, et poliitika ei ole ainult majandus ja julgeolek, vaid ka identiteet ja väärtused. Teised väidavad, et tema kultuuriline taust tegi temast liiga idealistliku. Et ta ei mõistnud pragmaatilist poliitikat. Et ta elas rohkem ideedes kui reaalsuses. Mõlemad vaated on osaliselt õiged. Sest Meri oli tõesti idealist. Aga ta oli ka realist, kes mõistis võimudünaamikat. Üks kõige huvitavamaid aspekte Meri isiksuses oli tema suhe ajalooga. Ta ei näinud ajalugu kui minevikku, vaid kui elavat jõudu, mis kujundab olevikku ja tulevikku. Ajalugu ei ole see, mis juhtus, ütles ta ühel loengul. Ajalugu on see, kuidas me mäletame, mis juhtus. Ja see mäletamine kujundab meie identiteeti. See filosoofia mõjutas kõike, mida ta tegi presidendina. Iga kõne, iga diplomaatiline žest, iga avalik esinemine oli katse kujundada Eesti ajaloolist narratiivi. Aga kas see oli õige lähenemine? Või oleks Meri pidanud keskenduma rohkem olevikule ja tulevikule, vähem minevikule? Tema kriitikud väitsid, et ta oli kinni minevikus, et ta ei suutnud edasi liikuda. Tema toetajad väitsid vastupidist, et ta mõistis, et ilma mineviku mõistmiseta ei saa ehitada tulevikku.
Kes oli õigus? Tõenäoliselt mõlemad. Sest ajalugu on oluline. Aga olevikku ei saa ohverdada ajaloo nimel. Ja Meri ülesanne oli leida tasakaal nende kahe vahel. Kas ta leidis selle tasakaalu? Mõnikord jah, mõnikord ei. Olid hetked, kus tema ajalooline perspektiiv andis talle ainulaadse nägemuse. Ja olid hetked, kus see perspektiiv muutus takistuseks. Aga üldiselt võib öelda, et Meri suutis ühendada ajaloolise teadlikkuse ja poliitilise pragmatismi paremini kui enamik tema kaasaegseid. Ja see tegi temast riigijuhti, keda mäletatakse mitte ainult tema tegude, vaid ka tema sõnade pärast. Kas te teate, mis on kõige raskem osa presidendi ametist, küsis Meri ühel õhtul oma abikaasalt Hellemerilt. Mitte otsuste tegemine. Vaid teadmine, et sa ei näe kunagi kõiki oma otsuste tagajärgi. See lause peegeldab Meri mõistmist, et riigijuhi töö on pikaajaline investeering, mille tulemusi ei saa mõõta kohe. Mõned tema otsused andsid tulemusi alles aastaid pärast tema ametiajast lahkumist. Teised otsused ei andnud kunagi tulemusi, mida ta lootis. Aga kõik need otsused olid tehtud veendumusega, et nad teenivad Eesti tulevikku. Üks selline pikaajaline investeering oli Meri pühendamine haridusele ja kultuurile. Ta uskus, et Eesti tugevus ei seisne ainult majanduses või sõjaväes, vaid ka kultuurilises identiteedis. Väike riik ei saa konkureerida suurte riikidega majanduses või sõjaväes, ütles ta ühel avalikul üritusel. Aga me saame konkureerida kultuuris ja hariduses. Ja kui me oleme seal tugevad, siis me oleme tugevad ka poliitikas. Kas see oli õige strateegia? Või oleks Meri pidanud keskenduma rohkem kõvadele julgeoleku ja majanduse küsimustele? Tema kriitikud väitsid, et ta oli liiga palju pehme jõuti pooldaja. Et ta rääkis liiga palju kultuurist ja liiga vähe majandusest. Aga tema toetajad väitsid, et ta mõistis midagi, mida paljud teised ei mõistnud, et väikese riigi jaoks on kultuuriline identiteet eksistentsiaalne küsimus. Kui Eesti kaotab oma keele, oma kultuuri, oma identiteedi, siis ta kaotab oma põhjuse eksisteerida iseseisva riigina. Ja Meri ei lasknud seda kunagi juhtuda. Üks kõige meeldejäävamaid hetki Meri presidentuurist oli tema kõne Eesti laulupeol 1999. aastal. Ta rääkis sellest, kuidas laulutrellid jätkan stsenaariumi kirjutamist. Kas te teate, mis on kõige raskem osa presidendi ametist, küsis Meri ühel õhtul oma abikaasalt Hellemerilt. Mitte otsuste tegemine. Vaid teadmine, et sa ei näe kunagi kõiki oma otsuste tagajärgi. See lause peegeldab Meri mõistmist, et riigijuhi töö on pikaajaline investeering, mille tulemusi ei saa mõõta kohe. Mõned tema otsused andsid tulemusi alles aastaid pärast tema ametiajast lahkumist. Teised otsused ei andnud kunagi tulemusi, mida ta lootis. Aga kõik need otsused olid tehtud veendumusega, et nad teenivad Eesti tulevikku. Üks selline pikaajaline investeering oli Meri pühendamine haridusele ja kultuurile. Ta uskus, et Eesti tugevus ei seisne ainult majanduses või sõjaväes, vaid ka kultuurilises identiteedis. Väike riik ei saa konkureerida suurte riikidega majanduses või sõjaväes, ütles ta ühel avalikul üritusel. Aga me saame konkureerida kultuuris ja hariduses. Ja kui me oleme seal tugevad, siis me oleme tugevad ka poliitikas. Kas see oli õige strateegia? Või oleks Meri pidanud keskenduma rohkem kõvadele julgeoleku ja majanduse küsimustele? Tema kriitikud väitsid, et ta oli liiga palju pehme jõuti pooldaja. Et ta rääkis liiga palju kultuurist ja liiga vähe majandusest. Aga tema toetajad väitsid, et ta mõistis midagi, mida paljud teised ei mõistnud, et väikese riigi jaoks on kultuuriline identiteet eksistentsiaalne küsimus. Kui Eesti kaotab oma keele, oma kultuuri, oma identiteedi, siis ta kaotab oma põhjuse eksisteerida iseseisva riigina. Ja Meri ei lasknud seda kunagi juhtuda. Üks kõige meeldejäävamaid hetki Meri presidentuurist oli tema kõne Eesti laulupeol 1999. aastal. Ta rääkis sellest, kuidas laulupidu ei ole lihtsalt kultuuriritus, vaid poliitiline akt. Iga kord, kui me laulame eesti keeles, me kinnitame, et me eksisteerime, ütles ta. Iga kord, kui me koguneme kokku tuhandete kaupa, me näitame, et me oleme rahvas, mitte lihtsalt inimeste kogum. Need sõnad kõlasid läbi kogu lauluväljaku. Inimesed nutsid. Mõned sellepärast, et nad mäletasid aega, kui laulmine oli akt vastupanu. Teised sellepärast, et nad mõistsid, et see võitlus ei olnud veel lõppenud.
Aga kas meri ei läinud liiga kaugele oma kultuurilises missioonis? Üks juhtum, mis tekitas debatti, toimus siis, kui ta keeldus osalemas rahvusvahelisel majanduskonverentsil, sest samal ajal toimus Eestis oluline kultuuriüritus. Tema nõunikud püüdsid teda veenda, et majanduskonverents oli strateegiliselt olulisem. Meri ei nõustunud. Kui ma pean valima majanduskonverentsi ja Eesti kultuuri vahel, ma valin alati kultuuri, ütles ta. Sest majandus tuleb ja läheb, aga kultuur on see, mis meid määratleb. Kas see oli õige prioriteet? Välisministeerium oli mures. Nad kartsid, et meri puudumine konverentsilt saadab vale signaali, et Eesti ei ole tõsine majanduspartner. Aga meri ei muutnud oma otsust. Ja huvitaval kombel see otsus ei kahjustanud Eesti majanduslikku koostöö. Vastupidi, mõned välispartnerid väitsid hiljem, et nad austasid Eesti presidenti just sellepärast, et ta ei ohverdanud oma väärtusi pragmaatiliste kaalutluste nimel. Kas see oli strateegiline geenius või lihtsalt õnnelik juhus? Me ei tea täpselt. Aga üks asi on kindel, meri kultuuriline missioon ei olnud lihtsalt sentimentaalne. See oli strateegiline. Ta mõistis, et Eesti peab eristuma teistest postsovetlikest riikidest. Et lääs peab nägema Eestit mitte kui endist Nõukogude Vabariiki, vaid kui Euroopa kultuuri osa. Ja kultuur oli parim viis seda eristumist näidata. Iga kord, kui meri rääkis Eesti ajaloost, kirjandusest, muusikast, ta ehitas narratiivi, mis ühendas Eesti Euroopaga. Ja see narratiiv töötas. Üks endine kultuuriminister kirjeldab, kuidas meri kasutas iga rahvusvahelist visiiti kultuurilise diplomaatia võimalusena. Ta ei rääkinud kunagi ainult poliitikast, räägib minister. Ta rääkis alati ka Eesti kultuurist. Ta tsiteeris Eesti kirjanikke. Ta mainis Eesti heliloojaid. Ta kutsus väliskülalisi Eesti kontsertidele ja näitustele. Ja see jättis jälje. Inimesed hakkasid nägema Eestit teisiti. Kas see oli efektiivne strateegia? Vaadates Eesti rahvusvahelist mainet täna, vastus on ilmselt jah. Aga oli ka hetki, kus meri kultuuriline fookus tekitas konflikte. Üks selline juhtum toimus siis, kui ta kritiseeris avalikult Eesti valitsuse hariduspoliitikat. Ta väitis, et valitsus ei investeerinud piisavalt humanitaarharidusesse. Me ei saa ehitada riiki, kus kõik õpivad ainult äri ja tehnoloogiat, ütles ta. Me vajame ka filosoofe, ajaloolasi, kirjanikke. Sest need on inimesed, kes hoiavad meie identiteeti elus. Valitsus võttis seda kriitikana ja vastas, et president ei mõista majanduslikke reaalsusi. Meri ei taganenud. Ma mõistan reaalsusi väga hästi, ütles ta. Aga ma mõistan ka seda, et mõned asjad on olulisemad kui majandus. Kas see konflikt oli vajalik? Mõned analüütikud väidavad, et meri oli õigus, et Eesti hariduspoliitika oli liiga palju keskendunud praktilistele oskustele ja liiga vähe kultuurilisele haridusele. Teised väidavad, et meri oli idealistlik ja et valitsus pidi tegema raskeid valikuid piiratud ressurssidega. Mõlemad vaated on osaliselt õiged. Aga üks asi on kindel, meri ei lasknud kellelgi unustada, et kultuur on oluline. Ja see oli tema pärand. Poliitika on ajutine, aga kultuur on igavene, ütles Meri ühel õhtul oma sõpradele Viinistu rannas. See lause võtab kokku tema filosoofia, ta ei näinud end lihtsalt poliitikuna, vaid kultuurikaitsjana. Ja see roll oli talle olulisem kui ükski poliitiline positsioon. Sest ta uskus, et kui Eesti kultuur elab, siis Eesti riik elab. Aga kui kultuur sureb, siis riik kaotab oma mõtte. Üks kõige kontroversiaalsemaid hetki Meri presidentuuris oli tema suhtumine vene keele staatusesse Eestis. 996. aastal oli rahvusvaheline surve Eestile, et riik peaks andma vene keelele ametliku staatuse. Euroopa Nõukogu, OSCE ja isegi mõned NATO riigid väitsid, et Eesti keelepoliitika oli diskrimineeriv venekeelse elanikkonna suhtes. Meri keeldus kategooriliselt. Eesti keel on meie riigi alus, ütles ta. Kui me anname vene keelele ametliku staatuse, me tunnistame kaudselt, et Nõukogude okupatsioon oli legitiimne. Sest vene keel on siin ainult sellepärast, et meid okupeeriti. See positsioon tekitas rahvusvahelist kriitikat. Mõned lääne meediaväljaanded kirjutasid Merist kui natsionalistlikust juhist. Eesti valitsus oli mures, et see võib kahjustada riigi mainet. Aga Meri ei muutnud oma seisukohta. Ta selgitas korduvalt, et Eesti ei diskrimineeri kedagi.
Et kõik elanikud on kaitstud. Aga et riigikeel peab olema eesti keel, sest see on ainus viis tagada Eesti identiteedi säilimine. Kas see oli õige positsioon? Või oleks Meri pidanud olema paindlikum? Tema toetajad väidavad, et ta päästis Eesti identiteedi. Et kui ta oleks järele andnud, Eesti oleks muutunud kakskeelseks riigiks ja lõpuks eesti keel oleks kadunud. Tema kriitikud väidavad, et ta tegi integratsioonist raskema. Et kui ta oleks olnud paindlikum, venekeelne elanikkond oleks kiiremini integreerunud. Mõlemad argumendid on osaliselt õiged. Aga üks asi on kindel, Meri ei lasknud kellelgi kahelda, et Eesti on eestikeelne riik. Ja see oli tema strateegiline valik. Üks endine nõunik kirjeldab, kuidas Meri valmistus igaks rahvusvaheliseks kohtumiseks, kus keeleküsimus võis tõusetuda. Ta õppis kõik argumendid pähe, räägib nõunik. Ta teadis täpselt, mida öelda, kui keegi süüdistab Eestit diskrimineerimises. Ta viitas rahvusvahelisele õigusele, ajaloolistele faktidele, teiste riikide praktikatele. Ta oli alati valmis. Kas see oli obsessioon või lihtsalt põhjalikkus? Tõenäoliselt mõlemat. Sest Meri jaoks keeleküsimus ei olnud lihtsalt poliitiline teema. See oli eksistentsiaalne küsimus. Aga oli ka hetki, kus tema jäikus keeleküsimuses tekitas probleeme. Üks selline juhtum toimus siis, kui rahvusvaheline organisatsioon pakkus Eestile rahalist toetust integratsiooniprogrammidele, aga tingimusel, et Eesti muudab oma keelepoliitikat. Meri keeldus. Me ei müü oma identiteeti raha eest, ütles ta. Valitsus oli lõhestunud. Mõned ministrid arvasid, et toetus oleks olnud kasulik. Teised toetasid presidenti. Lõpuks Eesti keeldus pakkumisest. Kas see oli õige otsus? Me ei tea täpselt. Aga see oli otsus, mis näitas, et Meri ei olnud valmis kompromissiks põhimõtetes. Teine asi, mis tegi Merist ainulaadse, oli tema suhe ajakirjandusega. Ta ei kartnud ajakirjanikke. Vastupidi, ta kasutas neid. Ta andis pikki intervjuusid, kus ta selgitas oma seisukohti. Ta kirjutas artikleid väljaannetesse. Ta osales debattides. Aga samal ajal ta ei sallinud ajakirjanikke, kes tema arvates moonutasid tõde. Üks kuulus juhtum toimus siis, kui üks Eesti ajaleht avaldas artikli, kus väideti, et Meri oli liiga pehme Venemaa suhtes. Meri helistas toimetusse ja nõudis parandust. Toimetaja keeldus. Meri ähvardas kohtusse minna. Lõpuks ajaleht avaldas täpsustuse, aga mitte vabanduse. Kas see oli õige käitumine presidendilt? Mõned inimesed väitsid, et Meri oli liiga tundlik kriitika suhtes. Et ta ei mõistnud pressvabaduse tähtsust. Teised väitsid, et ta lihtsalt kaitses oma mainet valeinformatsiooni vastu. Tõde on kusagil keskel. Meri mõistis pressvabaduse tähtsust. Aga ta uskus ka sellesse, et ajakirjandus peab olema vastutustundlik. Ja kui ajakirjandus avaldas valet, ta ei vaikinud. Üks endine ajakirjanik kirjeldab, kuidas Meri suhtus meediasse. Ta oli keeruline intervjueeritav, räägib ajakirjanik. Ta ei vastanud kunagi lihtsalt küsimustele. Ta kasutas iga küsimust võimalusena edastada oma sõnumit. Ja kui sa küsisid midagi, mis talle ei meeldinud, ta ütles seda otse. Ta ei varjanud oma emotsioone. Kas see oli hea või halb? Sõltub perspektiivist. Ajakirjanikele see tegi intervjuud huvitavamaks, aga ka raskemaks. Vaatajatele see tegi Merist autentse inimese, kes ei mänginud rolli, vaid oli iseenda. Kas te olete kunagi mõelnud, miks mõned juhid jäävad ajalukku ja teised unustatakse, küsis Meri ühel õhtul oma meeskonnalt. Keegi ei vastanud. Meri jätkas, sest need, kes jäävad meelde, ei kartnud olla iseenda. Nad ei püüdnud meeldida kõigile. Nad olid valmis olema ebapopulaarsed, kui see oli vajalik. See oli tema filosoofia, autentsus oli olulisem kui populaarsus. Ja see filosoofia määratles tema kogu presidentuuri. Üks kõige kuulsamaid anekdoote Meri kohta pärineb tema viimasest ametlikust visiidist välisriiki enne ametiajast lahkumist. Ta oli Washingtonis ja kohus USA presidendiga. Vestluse käigus USA president mainis, et ta loodab, et Eesti järgmine president jätkab konstruktiivset koostööd USA-ga. Meri vaatas talle otsa ja ütles, ma loodan, et Eesti järgmine president jätkab Eesti huvide kaitsmist. Kui see tähendab konstruktiivset koostööd teiega, siis hea.
Kui mitte, siis ta peab tegema seda, mis on õige Eestile. USA president oli üllatunud. Ta ei oodanud sellist vastust. Aga hiljem ta ütles oma nõunikele, et ta austas Merit just sellepärast. See lugu võtab kokku Meri lähenemise diplomaatiale, ta ei püüdnud kunagi meeldida. Ta püüdis olla aus. Ja ausus, isegi kui see oli ebamugav, võitis lõpuks respekti. Kas see oli alati nii? Ei. Olid hetked, kus tema ausus tekitas konflikte, mis võisid olla vältitud. Aga üldiselt võib öelda, et Meri autentsus oli tema suurim vara. Sest inimesed usaldavad juhte, kes on autentsed, isegi kui nad ei nõustu nendega. Üks asi, mida Meri ise korduvalt rõhutas, oli julguse tähtsus. Poliitika on täis argpükse, ütles ta ühel avalikul üritusel. Inimesi, kes kardavad öelda tõtt, sest nad kardavad kaotada toetust. Aga juhid ei tohi olla argpüksid. Juhid peavad olema valmis ütlema tõtt, isegi kui see on ebapopulaarne. Kas Meri ise oli alati julge? Enamasti jah. Aga olid ka hetked, kus ta vaikis, kui ta oleks võinud rääkida. Hetked, kus ta valis diplomaatilise vaikimise asemel avalikku konfrontatsiooni. Keegi ei ole täiuslik. Ja Meri ei olnud erand. Aga üldiselt võib öelda, et Lennart Meri oli üks julgemaid Eesti juhte. Ta ei kartnud rääkida tõtt võimukate ees. Ta ei kartnud kaitsta Eesti huve, isegi kui see tähendas konflikti. Ta ei kartnud olla erinev, ebamugav, ettearvamatu. Ja just see julgus tegi temast juhti, keda mäletatakse. Kas te oleksite tahtnud, et ta oleks olnud ettevaatlikum? Diplomaatilisem? Vähem provotseeriv? Või olete te õnnelik, et ta oli täpselt selline, nagu ta oli, kõigi oma tugevuste ja nõrkustega? See on küsimus, millele igaüks peab ise vastama. Sest Lennart Meri pärand ei ole ühemõõtmeline. See on keeruline, vastuoluline, mitmetahuline. Täpselt nagu mees ise. Ja võib-olla just see teeb sellest huvitava uurimisobjekti. Mitte sellepärast, et meil on kõik vastused, vaid sellepärast, et meil on õiged küsimused. Ja need küsimused jäävad meiega veel kaua pärast seda, kui me oleme lõpetanud tema loo rääkimise. Trellid jätkan stsenaariumi lõpetamist, arhiivid räägivad sageli rohkem kui ametlikud dokumendid, ütles üks endine presidendi kantselei töötaja, kes nõustus rääkima tingimusel, et jääb anonüümseks. Pärast Meri ametiajast lahkumist me leidsime kaste täis kirju, mida ta ei saatnud kunagi. Vastuseid, mida ta kirjutas, aga otsustas mitte saata. Mõtted, mida ta pani paberile, aga ei jaganud kunagi avalikult. Need dokumendid on täna suletud arhiivides. Mõned neist avatakse alles 10 aasta pärast. Teised jäävad suletud veel kauemaks. Aga need, kes on neid näinud, räägivad, et need paljastavad Meri, keda avalikkus ei tundnud, kahtleva, mõtliku, mõnikord hirmunud mehe, kes varjas oma ebakindluse avaliku enesekindluse taha. Üks selline dokument on kiri, mille Meri kirjutas endale pärast eriti rasket kohtumist Brüsselis 1997. aastal. Kas ma teen õiget asja, küsis ta paberil. Kas minu jonnakus teenib Eestit või kahjustab seda? Ma ei tea. Ma loodan lihtsalt, et ajalugu mõistab mind paremini kui minu kaasaegsed. See lause paljastab midagi, mida Meri ei näidanud kunagi avalikult, kahtlust. Ta ei olnud alati kindel, et ta teeb õiget asja. Ta lihtsalt uskus, et ta peab järgima oma veendumusi, isegi kui ta ei ole kindel tulemuses. Kas see teeb temast nõrga või tugevama? Mõned inimesed väidavad, et kahtlus on nõrkuse märk. Teised väidavad, et kahtlus on tarkuse märk. Sest ainult rumalad on alati kindlad. Targad inimesed kahtlevad, küsivad, otsivad. Ja Meri oli kahtlemata tark inimene. Ta ei olnud dogmaatik, kes uskus, et tal on kõik vastused. Ta oli otsija, kes püüdis leida õigeid vastuseid keerulistes olukordades. Ja mõnikord ta leidis need vastused. Mõnikord mitte. Teine dokument, mis on tekitanud huvi, on Meripäevik tema viimastest kuudest ametis. Seal ta kirjeldab oma tundeid, kui ta valmistus ametiajast lahkuma. Ma ei tea, kas ma tegin piisavalt, kirjutas ta. Ma püüdsin kaitsta Eestit. Ma püüdsin olla hääl, mis ei vaikigi. Aga kas see oli piisav? Ajalugu otsustab. Need read näitavad meest, kes ei olnud rahul lihtsalt oma kohustuste täitmisega. Ta tahtis rohkemat. Ta tahtis jätta jälje, mis kestaks põlvkondi. Kas ta saavutas selle?
Vaadates Eesti tänasele olukorrale, vastus on tõenäoliselt jah. Aga arhiivides on ka dokumente, mis näitavad Meri vigu. Hetki, kus ta eksis. Otsuseid, mida ta hiljem kahetses. Üks selline dokument on memo, mille ta kirjutas oma nõunikele pärast kohtumist, kus ta oli kaotanud kannatlikkuse ja öelnud midagi, mida ta ei pidanuks ütlema. Ma eksisin täna, tunnistas ta. Ma lassin emotsioonidel võtta võitu mõistusest. Ma pean õppima olema kannatlikum. See tunnistus näitab, et Meri ei olnud ülbe ega ülbus. Ta teadis oma vigu. Ja ta püüdis nendest õppida. Kas see teeb temast parema või halvema juhti? Mõned inimesed väidavad, et juhid ei tohiks kunagi tunnistada oma vigu, sest see näitab nõrkust. Teised väidavad, et juhid, kes tunnistavad oma vigu, on tugevamad, sest nad on ausad. Lennart Meri kuulus teise kategooriasse. Ta ei kartnud tunnistada, kui ta eksis. Aga ta tegi seda enamasti privaatselt, mitte avalikult. Sest ta mõistis, et avalik tunnistus võib kahjustada presidendi autoriteeti. Ja president ei saanud endale lubada autoriteedi kaotamist. Üks kõige salapärasemaid dokumente Meri arhiivides on nimekiri inimestest, kellega ta tahtis kohtuda enne oma ametiajast lahkumist, aga ei jõudnud. Seal on nimesid, mis üllatavad, mõned tema endised kriitikud, mõned inimesed, kellega ta oli konflikti sattunud, mõned, kellega ta lihtsalt ei olnud rääkinud aastaid. Miks ta tahtis nendega kohtuda? Me ei tea täpselt. Aga see nimekiri näitab, et Meri ei olnud mees, kes kandis viha. Ta tahtis leppida. Ta tahtis mõista. Ta tahtis olla mõistetud. Kas ta saavutas selle? Osaliselt. Mõned neist kohtumistest toimusid. Teised mitte. Aga see püüdlus näitab midagi olulist Meri iseloomu kohta, ta ei olnud kinnine inimene. Ta oli avatud dialoogile, isegi nendega, kes olid teda kritiseerinud. Ja see avatus oli üks tema tugevusi. Sest juhid, kes ei kuula kriitikuid, muutuvad lõpuks isoleerituks. Ja isoleeritud juhid teevad halbu otsuseid. Mis jääb pärast presidenti, küsis Meri ühel õhtul oma sõbralt, kirjanik Jaan Krossilt. Kross mõtles hetke ja vastas, lood. Inimesed ei mäleta fakte. Nad mäletavad lugusid. Meri noogutas. Siis ma loodan, et minu lood on head, ütles ta. Kas need lood on head? See sõltub sellest, keda sa küsid. Mõned inimesed mäletavad Merit kui kangelast, kes kaitses Eestit. Teised mäletavad teda kui keerulist isiksust, kes tegi diplomaatia raskemaks. Mõlemad vaated on osaliselt õiged. Aga üks asi on kindel, Lennart Meri lood elavad. Anekdoodid tema ebakorrektsetest väljaütlemistest. Lood tema konfliktidest välisdiplomaatidega. Mälestused tema kirglikest kõnedest. Need lood on muutunud osaks Eesti kollektiivsest mälust. Ja need lood kujundavad seda, kuidas me mõistame oma ajalugu, oma identiteeti, oma kohta maailmas. Kas need lood on täpsed? Mitte alati. Aga kas need on tõesed? Jah, selles mõttes, et nad peegeldavad midagi olulist Meri iseloomu ja tema aja kohta. Üks kõige kuulsamaid lugusid Meri kohta on see, kuidas ta keeldus kandmast smokingut ühel ametlikul vastuvõtul, sest ta arvas, et see oli liiga pretensioonikas. Selle asemel ta kandis rahvuslikku rõivast. Protokolli sekretär oli paanikasse sattunud. Aga Meri ei muutnud oma otsust. Ma olen Eesti president, ütles ta. Ma ei pea riietuma nagu Briti aristokraat. Kas see lugu on tõsi? Osaliselt. Detailid on aja jooksul muutunud. Aga põhisõnum on tõene, Meri ei kartnud olla erinev. Teine kuulus lugu räägib sellest, kuidas Meri ütles ühele välisdiplomaadile, kes kaebas Eesti ilma üle, kui teile ei meeldi meie ilm, võite minna tagasi oma riiki. Kas see lugu on tõsi? Tõenäoliselt mitte täpselt nii, nagu seda räägitakse. Aga see lugu elab, sest see peegeldab midagi, mida inimesed usuvad Meri kohta, et ta ei sallinud kaeblemist ja et ta ei kartnud öelda asju otse. Ja see usk on oluline, sest see kujundab Meri pärandit. Kolmas lugu räägib sellest, kuidas Meri keeldus allkirjastamast dokumenti, mida kõik teised Balti riikide juhid olid allkirjastanud, sest ta arvas, et dokument oli liiga nõrk. Kas see lugu on tõsi? Jah, see on dokumenteeritud. Aga see, mis muudab selle loo huvitavaks, ei ole fakt ise, vaid see, kuidas inimesed seda interpreteerivad.
mõned näevad selles jonnakust. Teised näevad selles põhimõttekindlust. Ja mõlemad vaated on osaliselt õiged. Need lood, tõesed, pooleldi tõesed, müütilised, moodustavad Lennart Meri pärandiks. Ja see pärand on keeruline. See ei ole lihtsalt hea või halb. See on mitmetahuline, vastuoluline, rikkalik. Täpselt nagu iga huvitava inimese pärand peaks olema. Sest lihtsad inimesed jätavad lihtsaid pärandeid. Keerulised inimesed jätavad keerulisi pärandeid. Ja Lennart Meri oli kahtlemata keeruline inimene. Kas Lennart Meri oli poliitkorrektsuse vaenlane? See on küsimus, millega me alustasime. Ja nüüd, pärast kõiki neid lugusid, dokumente, mälestusi, me võime püüda vastata. Aga vastus ei ole lihtne. Sest küsimus ise on eksitav. Meri ei olnud poliitkorrektsuse vaenlane selles mõttes, et ta oleks tahtnud solvata inimesi või rikkuda reegleid lihtsalt rikkumise pärast. Ta oli mees, kes uskus, et mõned asjad on olulisemad kui viisakus. Et tõde on olulisem kui mugavus. Et Eesti huvid on olulisemad kui diplomaatiline sujuvus. Kas see tegi temast ebakorrektse? Sõltub sellest, mida sa pead korrektseks. Kui korrektsus tähendab vaikimist, kui keegi ütleb valet, siis jah, Meri oli ebakorrektne. Kui korrektsus tähendab protokolli järgimist isegi siis, kui see kahjustab sinu riigi huve, siis jah, Meri oli ebakorrektne. Aga kui korrektsus tähendab ausust, põhimõttekindlust, julgust kaitsta oma veendumusi, siis ei, Meri ei olnud ebakorrektne. Ta oli täpselt nii korrektne, nagu väike riik vajab oma juhti olevat. Üks endine välisminister, kes töötas Meri ajal, ütleb seda nii: Meri ei olnud lihtne partner. Aga ta oli efektiivne partner. Sest kui sa läksid temaga läbirääkimistele, sa teadsid, et ta ei anna järele asjades, mis on Eestile olulised. Ja see tegi temast usaldusväärseks. Sest usaldus ei tule sellest, et sa oled alati nõus. Usaldus tuleb sellest, et sa oled ennustatav oma põhimõtetes. Kas see on õige hinnang? Tõenäoliselt jah. Aga oli ka neid, kes nägid Merit teisiti. Üks endine opositsiooniliider ütleb, Meri oli hea president välispoliitika jaoks. Aga ta oli halb president sisepoliitika jaoks. Sest ta ei mõistnud kompromissi. Ja sisepoliitika vajab kompromissi. Kas see on õige hinnang? Samuti osaliselt jah. Sest Meri oli tõesti parem välispoliitikas kui sisepoliitikas. Ta mõistis rahvusvahelist dünaamikat paremini kui kodumaist poliitikat. Ja see oli nii tema tugevus kui nõrkus. Lõpuks jääb küsimus, kas Eesti oli õnnelik, et sai Lennart Meri presidendiks? Vastus on tõenäoliselt jah. Mitte sellepärast, et ta oli täiuslik. Vaid sellepärast, et ta oli õige inimene õigel ajal. Eesti vajas 990 aastatel juhti, kes ei kartnud rääkida tõtt. Kes ei kartnud kaitsta riigi huve. Kes ei kartnud olla erinev. Ja Lennart Meri oli täpselt selline juht. Kas teine inimene oleks võinud teha sama hästi või isegi paremini? Võib-olla. Aga me ei tea. Me teame ainult seda, mida Meri tegi. Ja see, mida ta tegi, oli piisavalt hea, et Eesti jõuaks sinna, kus ta täna on, aga kas see tähendab, et me peaksime idealiseerima Merit? Ei. Sest idealiseerimine on sama ohtlik kui demoniseerimine. Mõlemad moonutavad tõde. Lennart Meri ei olnud kangelane ilma vigadeta. Ta oli inimene, keeruline, vastuoluline, mõnikord eksiv, aga ka julge, põhimõttekindel, visionäärne. Ja just see kombinatsioon tegi temast juhti, keda mäletatakse. Nii et kui keegi küsib teilt, kas Lennart Meri oli poliitkorrektsuse vaenlane või legend? Vastake, ta oli mõlemad. Ja kumbki neist määratlustest ei ole piisav, et kirjeldada meest, kes oli palju rohkem kui ükski silt. Sest lõpuks ei ole oluline, kuidas me teda nimetame. Oluline on see, mida me tema elust õpime. Ja õppetunde on palju, nii positiivseid kui negatiivseid. Ja need õppetunnid jäävad meiega veel kaua pärast seda, kui viimased inimesed, kes teda isiklikult tundsid, on lahkunud. Lennart Meri pärand ei ole suletud raamat. See on avatud küsimus. Küsimus, millele iga põlvkond peab ise vastama. Kas me tahame juhte, kes on nagu Meri julged, otsekohesed, mõnikord ebamugavad? Või tahame me juhte, kes on ettevaatlikumad, diplomaatilisemad, vähem provotseerivad? See on valik, mida me peame tegema.
ja see valik kujundab meie tulevikku. Nii et enne kui te otsustate, mida te arvate Lennart Merist, küsige endalt, millist Eestit te tahate. Sest vastus sellele küsimusele määrab, kuidas te hindate teda. Ja võib-olla just see on kõige olulisem õppetund, mida Meri meile jättis, et juhid ei ole lihtsalt inimesed, kes juhivad. Nad on peeglid, mis peegeldavad meie endi väärtusi, hirme, lootusi. Ja kui me vaatame Lennart Meri peale, me ei näe lihtsalt teda. Me näeme ka iseennast. Meie ajalugu. Meie identiteeti. Meie valikuid. Ja see teeb tema loo nii oluliseks. Mitte sellepärast, et tal olid kõik vastused. Vaid sellepärast, et ta julgeb meid küsida õigeid küsimusi. Kas te olete valmis nendele küsimustele vastama?